heteroseksuaalse mehena, mul on mõned saladused ja kuna ma olen suure südamega mees, eks ole, siis ma olen nõus need saladused ka järgnevatele põlvedele edasi andma. Ja üks nendest justkui saladustest, kuidas naistega siis, kuida ma nüüd ütlen? No ütleme otse. Kuidas naistega seskida, eks ole? Punkt 1. Ära värvi enda pead roosaks. Lihtsalt siuke what if, on ju. Et ära värvi oma pead roosaks, et muidu, natuke femiinne oled, siuke feminine power. Natuke siuke, mitte natuke. Ikka väga naiselik lüke on see. Ja ma ei tea, iga ühe jaoks on kuskil keegi või kuida nad ütlevad, eks ole, aga ma arvan, et see lihtsalt on nagu siuke esimene mõte, millest võiks nagu kinni harata. Ja siis sealt nagu edasi vaadata. Ja punkt 2 võiks olla siis see, et see sotsmeedia, mida sa toodad, on ju, et see võiks olla suunatud miinimumprogramm sinu ealistele. Sellisel juhul sul on tõenäoline, et sa leiad ka enda ealiste seast kellegi, kes sind aksepteerib, on punkt 1 ja punkt 2 on see, et kes lihtsalt ei vaata sind ja ei irvita su üle nagu. Et kui sa toodad ikkagi nagu mingi siuke, ma arvan, et siuke mingi kõige vanem vaataja on mingi 6-aastane, siis sorry, aga ma arvan, et sa ei võta endale 6-aastast naiseks. Ja tulla jutuga, et ma ei taha, et ta oleks minu vaataja või fänn ja et ta ei teaks, kes ma olen, siis sorry, aga Eesti on liiga väike. Tänapäeva noored kõik teavad kõiki, eriti veel sotsiaalmeedias. Et see lihtsalt kahjuks ei tööta. Aga ma loodan, et ma ei tean. Ma loodan, et sa leiad endale selle, mida sa vajad. No nii, Krisu. Vastik Isto%. Minuni laekus klipp, kus härra Isto jälle iniseb järjekordse probleemi üle, mis ei eksisteeri. Minu jaoks on... No aga eksisteerib ju. Vaadake. Laekus klipp, kus härra Isto... Kris poiss otsib endale naist. Ma tahan, et see inimene ei teaks, kes ma olen. Ma ei taha, et ta oleks minu fänn. See on ju see probleem, mida ei eksisteeri nüüd siin TikTokis tuleb välja. Aga okei, jätkame. Jälle iniseb järjekordse probleemi üle, mis ei eksisteeri. Minu jaoks on naljakas, et wannabe poliitik saab rage baiti Delfi artiklilt. Sa tahad teha karjääri poliitikas ja üritad inimestest aru saada ja probleeme lahendada, kui sa ise loed ainult artiklite pealkirju ja lühikokkuvõtteid artiklitest ja seejärel hakkad skisoma mingisuguse probleeme, mida ei eksisteeri. Räägin siis sellest artiklist siin, kus on lihtsalt pandud clickbait, et ma otsin naist. See oli üks väike topic terves podcastist ja see mind hakkas skisoma. Jälle, tegelikult see ei ole, tal ei ole õigus. Selles suhtes, miks tal ei ole õigus, on sellepärast, et see ei ole esimene kord, kui ta räägib sellest, et ta otsib endale naist. Ta on avalikult seda öelnud korduvalt ja korduvalt. See ei ole esimene kord, nii nagu ta seda täna väidab. Ta on seda varasemalt ka oma live ülekannetes rääkinud ja minu teada ta on seda ka oma YouTube'is väitnud. Nii et ma ei tea, ei saa väita, et tegu oleks esmakordse asjaga või millegiga, mida ei ole justkui olemas. Aga okei, jätkame. Kris, sa ei saa naisi, kui sul on... Samamoodi suhtesaated, mida ta on varasemalt teinud. Ja kui see kõik on bait, eks ole, siis sama hästi ma võin öelda, et mina beitisin hoopis sind, sest vaata, sul on ikka pedesoeng ja sa oled TikTokis mad minu peale. Ehk siis järelikult läks hinge, muidu sa ei oleks ju vastanud. Oosad juuksed. Selge.
Kris, sa ei saa naisi, kui sa teed lapsikut contenti. Tere sõbrad, mina tulin teiega koodi mängima ja ära surema! Based content, by the way. Ei, räägime sellest, kuidas sul see nimi tuli. Miks? Mul sitas on Kust sul tuli nimi Isto Protsent? Kus sa võtsid selle? maast võtsin. Väga huvitavad videod, Femsto. Minu isiklik take. Mis asi? Sitas on Kust sul tuli nimi Isto Protsent? Kus sa võtsid selle? maast võtsin. Väga huvitavad videod, Femsto. Femsto? Minu isiklik take. Need on lihtsalt funny videod ja see, kes sa olid. Aga millegipärast, kui keegi nüüd on sarnane tänapäeval või mingisugust sellist nalja teeb, siis nemad on cringe ja sa lihtsalt kogu enda fännibaasiga teed neid maha. Ma ei saa No see ei vasta tõele, see ei vasta tõele. Esiteks, ma ei ole kunagi olnud nagu Kris Poiss. Mitte kunagi, ehk siis see ei ole tõsi. Nüüd, mis puudutab näiteks seda videot, siis tegu on Ragebait videotega, minu teada ma olin esimene Eestis, kes neid tegi. Ja minu teada tema ei tooda sellist asja. Mis siin veel oli? Tulles selle juuste juurde, eks ole, miks ma siin ennast blondiks värvisin, siis see oli, ma nüüd ei mäleta, kas esimene või teine Subaton. Ehk siis, kes ei tea, mis Subaton on, siis soovitan teil guugeldada või natukene uurida. No ja see on kõige räigem content, mida üldse Eesti Vabariigi otseülekande maastikul tehtud on. See sinna ei jõua mitte miski, lähedale isegi mitte. See on OG content, see on väga retskraam. See on peak male performance. Ei, räägime sellest, kuidas sul see nimi Ja see on Einari video. tuli. See ei ole minu content, sest see on Einari video. Igaks juhuks mainin ära. Miks? Mul sitas on Kust sul tuli nimi Isto Protsent? Kus sa võtsid selle? maast võtsin. Väga huvitavad videod, Femsto. Minu isiklik take. Need on lihtsalt funny videod ja see, kes sa olid. Aga millegipärast, kui keegi nüüd on sarnane tänapäeval või mingisugust sellist nalja. No ma kategooriliselt keeldun sellega, et mina ja Kris Poiss oleme või olime sarnased. Absoluutselt kategooriliselt keeldun. Ma saan aru, et ta võib-olla tahab seda nii näha, sest sellisel juhul ta justkui saab seda võtta, et ma käin Isto jälgedes, ehk siis ma olen tähtis. Aga see lihtsalt ei vasta kahjuks tõele. Teeb, siis nemad on cringe ja sa lihtsalt kogu enda fännibaasiga teed neid maha. Ma ei saa ignoreerida fakti. Sa näed rohkem välja nagu femboy, kui mina näen. Vaata, mis goddamn poosis sa oled, bro! Rohkem välja nagu femboy, kui mina näen. Ja ma ütlen sulle midagi veel. Gay boy, ma ütlen sulle midagi veel. Ma võin minna sauna ja vaadata teiste meeste munne ja mul ikka ei lähe kõvaks. Aga ka sina saad seda sama väita. Vaata, mis goddamn poosis sa oled, bro! Kas selline peabki teie alfa-issi olema või? See on nagu täpselt sama teema, kui sa räägid, et Kris Kärner on see inimene ja Isto Protsent on see inimene. Minu meelest kõik, kes teevad sükest cringe contenti, on peerukotid, aga mina tegin seda contenti, siis oli fine. Miks sa mängid... See jällegi ei vasta tõele, sellepärast, et ta ei tee sama contenti, mida mina tegin. Ja noh, ma ei tea, kas see on... No ma ei tea isegi, millel ta nagu hetkel nagu panustab, et ta teeb lihtsalt kogu aeg nalja või? Vende, keda sa ei ole. Sa ei ole mingi teava... Aga sellisel juhul, miks ta on naljakas ainult mingi 10-aastastele? You know? Sa olid ka tõue? Ei vasta tõele. Ma nendin fakti, et mul oli täpselt samamoodi tõesti väga palju noori vaatajaid. Nõustun. Seda näitas näiteks mingisugune, ma nüüd võin eksida, aga 2018 oli äkki aasta Hypertown näitas ära, et mul on ka väga palju noori vaatajaid ja selles suhtes nõustun.
aga mu peisvaatajaskond on ikkagi olnud mingi ajateenija või lähenev ajateenija. Elfa, see ole mingi kuradi, mis moraali jünger sa oled. Aga tagasi pointi tulles on... Ja ma ei ole kohe kindlasti moraali jünger, selles võtmes, et ma ei ole kohe kindlasti inimene, kes on, kuidas ma ütlen, eeskuju või midagi sellist. Ja ma ei ole kunagi tahtnud olla ka. Mitte kunagi. Et noh, selles suhtes ma nõustun. Oleks hämmastav, et 29-aastane mees, kui ma ei eksi, istub omaette kodus, kellel ei ole naist. Väidetavalt on, aga... Tõesta? Palun näita seda naist siis. Istub pimedas toas. Kas ta nagu kujutab ette, et ma olen nüüd, no nii, tere, see on minu naine Kris Poiss, tule vaata või kuidas see täpsemalt välja peab nägema. Või ta tahab saada kutset pulma. Et lihtsalt üks nagu intelligentsem mõte siia vahele, et kui ma üks hetk tunneksin, et ma pean 0 vaatajaga vendadele või vennale, content creatorile, kinnitama, tunnistama või õigustama siis, või näitama seda, et kas mul on või ei ole naist, siis sellisel juhul ma olen juba kaotanud. Et see, kui ma nagu võtan tema contenti ja ma muudan selle enda contentiks, siis see on ju alati tabel ju, aga nüüd, kui ma peaks seda võtma hinge ja siis hakkama tunnistama või tõestama talle midagi, siis ma olen juba automaatselt kaotanud. See on täpselt sama kaotaja mentaliteet nagu näiteks see, et kui sind kooli ajal mingi, ma ei tea, kiusati või mis iganes ja siis sa terve oma elu elad mingi, tura küll ükskord ma näitan, ma lähen sinna kooli klassi kokkutulekule ja tura ma lähen kõige ägedama autoga ja ma lähen kõige ilusama naisega ja ma lähen kõige suurema papiga sinna kohale ja siis ma näitan neile kõigile, kui kõva vend ma olen. Noh, see on täpselt see sama kaotaja mentaliteet. Et noh, sellest lihtsalt ei ole võimalik välja tulla. Nagu reaalselt vaatan seda pildi. Et sellisel juhul sa oledki lihtsalt läbi juba. Kirjeldus keldrikakand ja peab moraali, milline on õige mees. Sa oled 29-aastane mees. See ei vasta tõele. Ma ei ole öelnud, milline on õige mees. Ma lihtsalt ütlesin, milline on homo. Üksi pimedas toas, silmad on sul juba nii koopasse vajunud pimedusest ja sul pole mitte ühtegi last ega naist ja sa tuled selgitama, mis värvi võivad kellegi juuksed olla. Kui sa sellele reageerid, siis palun varsta siin on stream. Ausalt. Kas sa oled loll või sa mängid lolli, sest Amapiril, tõsimeeli, ma ei saa aru, kumb sa oled. Ma võib-olla kaldun arvama, et sa mängid teres nagu lolli, aga I don't know at this point. Ei, ma olen rumal sellepärast, et ma ütlesin, et roosad juuksed on peded ja nendega ei leia endale naist. Ning, et selleks, et leida normaalne naine, tõenäoliselt ta peab enda contendi sisu muutma oma vanusegrupile ümber. Sellepärast olen ma siis rumal. Sest see on see, mida ma eile ütlesin. Lõpetuseks, kui sa oled nii tõeline mees ja tahad moraali pidada, siis kuidas sa pead moraali, kui sa ei julge isegi fightida mind? Fight Club Events pakkus sulle välja fighti minu vastu, mille sa ütlesid, jaa, ja siis järgmine hommik, et ei, ma mõtlesin ümber. Härra Alfa isane, kas sa ei julge fightida? Okei. No nii, andke mulle moment. Andke mulle momento. Nii, mulle kirjutas Fight Club Events, ma kuupäevi vist kahjuks ei näe siin. Näen, oota, mingeid asju ma näen. Nii. Ma ei tea, mis see märts 21. Mulle kirjutati, et ühesõnaga event toimub mingisugune, et kas ma olen huvitatud boksimatšist. Siis ma ütlesin, et tõenäoliselt mitte. Ma lihtsalt loen ette reaalselt. Tõenäoliselt mitte küll, aga võin kuidagi asjale kaasa aidata küll. Siin mul ei olnud kellegiga veel special matchi pakutud, by the way, lihtsalt ütlen.
tõenäoliselt mitte küll, aga võin kuidagi asjale kaasa aidata, õhtujuhti vaja näiteks või midagi sellist, võin meediat teha, lihtsalt mõtted. Kõlab väga hästi ja see pakuks meile kindlasti huvi, kirjutas siis Fight Club vastu, kirjutasin all right. Siis selle peale 21. märts 18.46 kirjutas mulle see Fight Club Estonia ja siis ta saatis mulle pildi, võite ise pausile panna Chris Boysi chatist, kuidas ta oli Chris Boysile kirjutanud, et kas sul on keegi, kellele sa tahaksid vastu boksida, mis Daniel Weinbergist arvad, siis Chris Boys ütles, et pean mõtlema, random match-up pigem Isto saate, siis võiks hea meelega pasti talle panna, aga vaevalt ta nõus on, kirjutas Chris Boys vastu sellele Fight Club eventsile, ehk siis, et Weinbergsiga on ta random match-up, nii, ja siis selle peale mulle saadeti see ja siis ma olin koeraga olin väljas, ma nägin seda 21.13, küsisin, et kas kaalunõue on ka. Siis ma küsisin, kas kaalunõue on ka, selle peale ütles, et see on fighterite enda otsustada, siis ma küsisin, et kas käed only või kickbox ja siis ma ütlesin pohma in, Isto versus Chris Boys, ST käed jalad. Siis ta ütles, Dan teeme ära ja siis ma mitte midagi või ei saa sealt mitte midagi. Ja siis ma ütlesin, et Chrisule võid öelda, et kardan, saan ta ise call outida, näe. Chrisule võid öelda, et kardan või midagi, siis saan ise call outida, õhtujuhi ametist oleks still huvitatud. Siis ta ütles, teeme nii ja siis öeldi, et aga mis sa arvad sellest, kui sa fightiks nii, et sul oleks üritusel osalus, siis ma küsisin, et mis see osalus on, et tee mul umbkaudne pakkumine ja siis, aga ma suht kindel, et sul tiim suht suur ja sealt ei tule midagi. Siis ma saan hiljem siis ma rääkisin oma mingi valimiskampaania mõtet, ühesõnaga, et võib-olla ma teen selle enda matchi, võiks teha enne valimisi, sest see oleks mental reklaam lihtsalt. Ja siis ma ütlesin, et pane mulle mingi pakkumine, mis sa eelmise aasta pealt kujutad ette. Siis ta ütles, et tal on mingi Ninja Casino, kes avaldas huvi mingi sponsorlusega, siis ma ütlesin, et ma kasiinodega ei tee koostööd. Nad lihtsalt praegu avaldasid huvi, ütleme, et see pole kaasad, okei. Ühesõnaga, ma lasen oma finantsvennal saata need Excelid, siis mulle Fight Club event saatis Excelid, mis on tõenäoline estimated kasum üritusel. Ma ei tea, kas see on nüüd faktiline või mitte, aga väidetavalt on estimated kasum 40 kuni 80 000. See on see, mida nad ise kujutavad ette. Mina ei tea, kas see on üldse võimalik. Aga need on nende Excelid, mida nad kujutavad ette. Ja siis ma sain aru, et oi vittu, see on ju mingi räige. Selle eest ju vittu ma ehitan maja juba. Siis on mingid mõtted, on ju, Siis ma küsisin lepingu umbkaudset sisu, siis me rääkisime sisust, milline see leping umbes võiks olla ja siis kokkuvõte oli see, et ma ikkagi ütlesin, et see pakkumine on liiga väike ja seal oli nagu põhimõtteliselt seal üks klausel, miks ma üldse selle lepingu üles ütlesin ja ma keeldusin seal kokkuvõttes fightimast oli see, et kui ma oleksin tahtnud selle eest saada tulu või raha või kuda iganes see on, siis selle jaoks ma oleksin pidanud kandma 20% ürituse enda kuludest. Ja ma ei olnud nõus sellega. Ma ütlesin kohe ära, et kui see lause jääb sisse, siis ma keeldun absoluutselt. Ma ei ole nõus mitte mingi hinnaga, see ei ole minu üritus, mina ei tee üritusel otsuseid ja mina ei ole nõus kandma 20% kulusid, ilma et ma ei tea, kas see üldse tuleb kasumlik või mitte. Et ja ühesõnaga ma siis kokkuvõttes ütlesin ära, et me siin back and forth isime selle lepinguga seoses
ja siis olid mingid esialgsed ja secondary ja kolmandad mingid draftid olid, siis olid erinevad punktid, mis meil ei sobinud ühele või teisele poolele ja siis kokkuvõte oligi lihtsalt, et oota, ma vaatan, mis mul siin lõppkokkuvõte oligi. Lõpus ma kirjutasin lihtsalt, ma ei ole nõus vastutama millegi eest, kui mul ei ole selge ülekaal, see tähendab siis 50% ja sellisel juhul on mul mõistlikum üritus ise korraldada. Mulle jääb mulje, et me ei leia siiski ühiskeelt ja see on okei, igatahes kui töö käigus tekib teil uusi mõtteid, hoiame sidet. Ja põhimõtteliselt oligi kõik. Ja nagu nüüd see üritus iseenesest on nagu idee poolest nagu cool, aina. Aga lihtsalt, kui ma mõtlen selle peale, et kui sellist asju üldse teha, aina, siis see peab olema nagu balansis, kuidas ma nüüd ütlen, see peab olema balansis siis turunduslikult ja majanduslikult, selles võtmes, et ilmselgelt see on asi, mida ma saan kasutada enda turundamiseks, aga samal ajal see peab olema majanduslikult ka balansis, ehk siis mul ei ole mõtet fightida mingi C või D tiir kuulsuse või tuntud inimesega. Et ma ütlen ausalt, et Eesti Vabariigis täna on, ma arvan, et ainult üks sisulooja, kellega mul on päriselt mõistlik teha see nii-öelda siis boksimatch, kui nii võib öelda, ja tema nimi on Andrei Sevakin. Sorry, et ma nii ütlen, aga kõik teised, vabandust, aga te olete nonnerid. Nagu, ja ma ei mõtle seda üldse absoluutselt mingis halvas või mis iganes mõttes, vaid lihtsalt Andrei Sevakin on ainukene sotsiaalmeedia staar, kes on võimeline müüma kohti peale minu. Et jaa, ma nõustun, et on veel sotsiaalmeedia inimesi, aga lihtsalt seal on probleem, et nad ei ole võimelised seda sisu seal sees täitma. Et kui me oleme nagu main event, siis main eventist peavad tulema kohad. You know? Et no, see on lihtsalt see, kuidas mina seda näen. Küll aga, kui Chris Boyce otsustab, et ta tahab minuga fightida, siis ma olen nõus. Aga me teeme seda siis boksisaalis Tartus, Korsa Gymis ja me teeme seda näiteks, me peame seda tegema see kuu, aprillis. Sellepärast, et ma ei tea, milline mu maikuu tuleb, on tõenäoline, et maikuus mul on subaton, on tõenäoline, ma veel ei confirmi, aga on võimalik, eks ole. Nii, et kui ta tahab minuga Tartu Korsa Gymis tahab fightida, siis I'm up for it sisuliselt iga päev välja arvatud, mis mul siin on. 13. kuupäeval mul ei sobi, sest siis mul on, või noh, tõenäoliselt sobib, aga lihtsalt mul on mingi autoga mingi teema. 15. on mul majanduskomisjon ja 23. on mul volikogu. Siis 18 ja 19 ma olen Tallinnas ja ülejäänud kuupäevad peaks sobima, nii et kui sa tahad siis, kui sa päriselt tahad minuga kakelda, siis okei, kakleme. Et kui sa tahad nagu kakelda, kui sa tahad nagu minu arvelt contenti teha, siis seda sa saad ainult läbi raha. Et saab ikka. Aga jah, ühesõnaga selline on see nagu taustainformatsioon, et noh, see päris ikkagi ei vasta nagu tõele. Roosa peaga mees, kes teeb maks 6 aastatele contenti või? Yeah, tõeline alfa mees. Palun võta ennast kokku. Palun süvene asjadesse enne kui sa kommenteerid ja levitad mingisugust BS-i või jätka sama teed, aga palun siis #isto maha, sellepärast et sul ei ole mitte midagi tarka öelda ega contribute'ida siia maailma enda lollide välja mõeldud faktidega, mida sa räägid streamis. Et võta tool ja isto maha. Mitte ühtegi välja mõeldud fakti tõu. Tal on roosa pea
ükski naine teda ei taha ja Faidi ma selgitasin ära, nii et ma olen olemas, ma ütlen, Korsa Gym, teeme aprillikuus ära, kui sa tahad minuga kakelda, okei. Sest seal on olemas kõik asjad lihtsalt, võta enda kindad kätte kaasa ja teeme ära. Ma olen up for it, aga lihtsalt ma ei lase nagu enda pealt teistel content'i taha. Ehk siis mingisugusel Fight Club, ma ei tea, mis iganes ta on. Noh, see nagu, sellega ma lihtsalt ei ole päri. Et kui ma teen ürituse, siis ma ise nagu korraldan seda üritust või siis korraldab seda Sevakin. Ja siis me teeme Sevakiniga näiteks selle mingi pooleks kunagi või midagi sellist. Isto klipid olid 5 aastat vanad, mees, sa tegid väga suure vea, siit tuleb pahandus, mis see on? Ära välti roosade juustega, ei ole midagi viga, sa oled normaalne inimene. Homodega ei mängi. Alfa isi peerukotid, femboy, võta tool ja isto maha. Selge. Asi on lihtne, kui lolli mängimine toob raha sisse, siis ei olegi tal mingit moraali vaja. Istub oma arvuti taga, karjub ning just see toob raha sisse. Lehmapoi sants. Millest sa räägid? We got Chris owning Isto before GTA 6, this is wild. For real, ära pane tähele. See sina või Chris Kärner? See on Isto protsent. Mida sa ajad praegu? Real. Tubli Isto lõpuks istus maha ja pani mokka kinni. No see võtab kokku hästi ta keskmise vaataja too. Aga Chris, kas sa oled kurb, et Prisma kaob ära? Ta ei tea, mis see tähendab tõenäoliselt. Isto sai lõpuks humbled. Faktid. Ja ta sai poliitikute valimistel väga palju vote, nagu mida? Poliitikute valimistel. Panid ära W Chris L Isto, jõu, probleeme tuleb juurde aina. 4-minutine video oli seda väärt. Mis nendel inimestel sinu vastu on?